Tšau kõigile, täna jälle Merka siin ja meil on nüüd käes oktoobrikuu ja ma mõtlesin, et oleks väga nagu äge proovida AliExpressist tellitud selliseid Halloweeni tooteid või selliseid naljakaid tooteid, mida võiks nagu Halloweenil kasutada. Et kui sa nagu ei tea, kes sa võiksid sellel Halloweenil olla või kelleks ennast riietuda, siis mul on siin paar nippi, et võib-olla nagu tuleb ideid. Aga mis seal ikka ja hakkame neid asju jälle minu peal katsetama. Esimeseks asjaks on meil siis tada! Ja see on habe. Nagu hästi lihtne, hästi kerge idee olla keegi teine ja panna endale habe ette. Ja ma kohe vaatan, kuidas see toimib. Selles suhtes see nagu täpselt nagu Conchita habe minu arust. Et jah, et ma teen ennast vist Conchitaks. Et tundub, et see on nagu esimene Halloweeni idee. Okei, endale selle siis näkku, mitte öelda, et selga. Mul on huuled värvitud. Okei, mis seal ikka? Mis seal ikka ilunõua pohreid? Ei saa rääkida ju. Oh my god. No, ma olen jumala Conchita ju. Või no, enam-vähem. Kusjuures see habe on nagu täiega mugav. See hoiab nagu kummiga siit kõrva tagant. Rise like a phoenix. I am the sun and I to the night. Ma ei tea, edasi ja laulda ma ka ei oska. Aga liigume edasi ja oletame, et sa ei taha näiteks Conchita olla sellel Halloweenil, on ju. Siis teeme kostüümi natukene mehelikumaks. Selles suhtes meestel on ka ju sellised krunnid ja asjad, et ma panen juuksed praegu patsi. Vatak. Ja tahad olla näiteks selline ilgelt lahe vend, mingi badass tegija, ja. Siis järgmiseks tooteks, mis ma tellisin, on, mis see on? See on tattoo varukas. Kas ma saan rääkida ka normaalselt? Proovime. Kõik karvad suus, vaadake. Eriti nice. Okei, meil on tattoo varukas. Ja ma mäletan mingi 15 aastat tagasi, need olid nagu täiega popid asjad. Ma mäletan laada peal neid müüdi ja siis vanaema ostis mulle ühe. Ja ma käisin sellega ka, kusjuures see oli jumala lahe. Mul oli värviline, aga nüüd ma võtsin nagu must-valge, see tundub nagu natuke reaalsem. Issand, kui lahe. Mulle nii meeldivad need. Kui ma pole ainuke, siis jäta siia alla kommentaar, kellele need tattoo varukad meeldivad. Kaugelt või kuskil pildi pealt on nagu täiega, et ei saa üldse aru minu arust. Natuke tuunid ka ja nii lahe. Vaadake. Mõelge, kui mul olekski selline nagu. Ärge siit vaadake. Aga nii lahe ju. Ma oleks pidanud 2 tükki tellima. See oleks äge. Teate, kelle moodi ma välja näen või? Ma näen veits selle Jesper Parve moodi ju välja, vaadake, ja. Nagu, mul on nagu siuke juuksed, tatoveeringud, habe. Habe on natuke tume muidugi selles suhtes. Aga nagu meenutab vaikselt, on ju. Selles suhtes, et tervitused Jesper Parvel. Vot nii, aga kui sa ei taha Halloweenil olla ka Jesper Parve, on ju, siis järgmine toode, mis ma tellisin, on selline. Jah, sa ei näe valesti, see on vares. Ja siin on traadikesed. Ja sa saate panna ükskõik kuhu. Ma saan pärast panna selle enda rõdule, nagu inimesed mõtlevad nagu, et miks see vares nagu kogu aeg seal istub? Ja ma teen seda, see on jumala ja mõte mingi Halloweeni ajal. Võt, aga täna me ei pane teda rõdule istuma. Täna ma mõtlesin, et oleks eluvinge, kui ma paneks ta õla peale. Paneme siia rinnahoidja külge. No kuidas läheb, Ronja? Läheme linna peale teisi vareseid vaatama või? No davai. No lähme, kui sa tahad.
Jumalast äge ju. Täiega lahe. Oleks ju nagu päris. Kuule, ma jätangi su siia. Sa oled minu uus sõber Ronja. Vares Ronja. Te võite vahepeal mu käest küsida, et kuidas Ronjal läheb. Siis ma saadan teile pilte, mis ta sellel hetkel teeb. Aga on nii äge, ta nagu reaalselt näeb jumala nagu päris välja. Ma loodan, et sa ei ole kunagi päris olnud. Okay. Sa saad mu kõrvu puhastada. Ops. Ja silmi puhastada. Ops. Ja vaata, sa saad habemest neid saiatükke korjata. Issand, me oleme parimad sõbrad, ausalt. Nii et kui te tahate olla badass, Conchita, aga ka Jesper Parve Varesega, siis see on outfit teile. Ma näen väga creepy välja sellest, kui ma naise häälega räägin, nii et liigume edasi. Liigume edasi nüüd teiste asjade juurde. Nii, ja selleks on sellised haldjakõrvad. Ma mõtlesin just seda, et oleks nii äge, kui sa teed endale sellise haldja meegi hästi ilusa ja siis paned need kõrvakesed ka endale. Need näevad siuksed päris lahedad välja. Vot sellised. Ja ma proovin neid kuidagi siis endale kõrva panna. Nii või? Seal oli nagu erinevaid valikuid, nagu erinevad tooni sai nagu tellida. Ma üritasin endale samast toonist tellida, aga noh. Kuule, jäi püsima isegi. Appi kui nunnu! Appi täiega nunnu, ma tahan ka endale selliseid kõrvasid päriselt. Ma hakkan nutma kohe. Ja, teine kõrv ka. Kahjuks mina ei näe välja nagu haldjas, ma olen rohkem nagu koduhiir on ju, aga ma proovin seda parandada. Paneme koduhiir, reaalselt koduhiir. Nii oli ilusam. Siit kõrvake väljas. Ka need eriti hästi ei püsi. Võin seda kindlalt öelda. Nii, nüüd ma olen küll ju täitsa haldjake, siuke koduhaldjake. Nii lahe, nii nunnu. Ja siis teed endale mingi siukse magic unicorni meigi ka või mis iganes, paned hästi pikka tripsmed ja nii lahe, mulle täiega meeldib. Ja kui sa tahad lihtsalt koduhiir olla, siis paned lihtsalt selle salgu siia kõrva taha ja siis sa oled tavaline harilik koduhiir. Aga kui sa tahad välja näha nagu rohkem roti moodi, siis järgmine asi, mis ma tellisin, on see. Ja te ei näe veel, teen lahti. Ja need on hambad. Täitsa nunnu ju. Nagu, tere, mina olen Merka ja mina olen YouTuber. Mul oleks raudselt väga palju jälgijaid. Need kõrvad on nii armsad, ma ei taha ära võtta. Okei, liigume edasi. Aga kui sa ei taha olla koduhiir ega sa ei taha olla ka rott, siis näiteks on võimalus siia kostüümi nagu juurde panna veel vuntse. Selles suhtes neid vuntse on nagu Jesper Parve karved. Aga need vuntsid on neid saab nagu igal pool kasutada. Selles suhtes, et kui sa paned nagu Halloweenil ainult vuntsid ette, siis sa oled ka nagu tegija. Aga millised vuntsid meile siia? Oi kui pehmed, nagu vanaema kasukas. Millised vuntsid mulle täna sobivad siia hiire kostüümi juurde? Ma arvan, need või? Need. See oleks väga creepy, ma panen need. Panen need ette. Jumal hästi püsivad ju. Mu hambad, ma oleks oma hambad ära unustanud.
ma näen välja, nagu ma oleks mutanthiir Queen'i kehas, nagu Queen'i vuntsid on need, nagu show must go on. Okei, las ta jääda. Järgmiseks ka siis selline ülilihtne asi, mida Halloweeniks osta, on alati mask. Kas ilus mask või siis selline mask. Ma eelistan selliseid maske. Tere! Mina olen Merili ja tere tulemast minu kanalile. Ja ma loodan, et me saame sõpradeks. Palun! Ja me oleme nüüd hästi suured sõbrad ja hästi suured. Ma lähen sellega kuskile linna minna või klubisse, siis oled leti ääres, mingi poiss tuleb, mega ilus, kena poiss on ju. Kaugelt vaatad juba, keerad selja, natuke häbened ja... Tere! Mina olen Merili, meeldib tutvuda. Järgmiseks asjaks on selline asi nagu... Ja see on ämblik. See ämblik nimelt käib kõrva, see on kõrvarõngas ja seda me ka kohe teeme. Ja selles suhtes, et... tule lahti. Vot, kas on nagu näha ka või? Nagu ämblik. Nagu päris lahe tegelikult. Tahad natukene teemasse olla, võib-olla oled kuskil tööl, on ju, tööl väga habemega rääkida ei saa, siis paned endale sellise väikse ämblikust kõrvarõnga. Nii äge minu arust. Selline Halloweeni teemasse ja väga palju rohkem ei olegi ju vaja. Aga kui sulle sellest ämblikust ikkagi ei piisa, sa tahad nagu rohkemat, juhkemat, siis sa saad alati siia juurde panna näotatoveeringu. Vot selline. Ja mäletan, et siin päris mitu aastat järjest on Halloweeniks tehtud igasuguseid selliseid luukere nägusid igasuguste kivikestega ja mustvalgena ja asju. Ja see on päris keeruline teha, et ma tegin ka 1 aasta seda ja tegin mitu tundi. Ja ma mõtlesin, et nagu, mis oleks veel lahedam, kui on selline tatoveering, sa saad endale selle kohe peale panna ja nagu Halloweeni nautima hakata. Ja siin on näidatud väikeste kääridega, et ma peaks need kõik ükshaaval välja siit lõikama. Selles suhtes seda ma nüüd küll väga teha ei viitsi. Aga ma miskit lõikan ikkagi välja ja panen endale näo peale, nii et vaatame, mis saama hakkab. Ma proovin sellega hakkama saada. Paneme natuke kõrgemale, sest silmade ümber läheb ka. Teate, mis ma tegin just või? Ma unustasin selle kile siia peale ja nüüd see nagu läks kile teisele poole üle ja nüüd ma ei saa seda kasutada. Nii et ma pean ühe silmaga olema. Eriti fail. Ma mõtlesin, et miks ei toimi nagu. Kile tuleb ära võtta. Ma alustan siit. Wow. Ülilahe. Tupsutame kinni kõik. See silmaga veits oli probleeme mul. Lõua otsas samamoodi. Ma panin selle lõua otsa ja unustasin kile ära võtta, nii et see ei toimi enam. Okei, hästi ettevaatlikult. Ma üritan selle nüüd ilusti panna. Ja see läheb nässu, ma tean juba. Mul on seda vaja. Nats läks nässu ja nina pealt.
siit läks ka veits. Aga jumala äge on tegelikult ju selles suhtes, kui nagu vaeva näha ja need kõik ilusti nagu õigesse kohta panna ja kinni panna, on ju. Et siis on nagu ülilahe selles suhtes päris vinge. On ju, need hambad peaks ka siin pool tegelikult olema. Aga jah, lahe. On ju lahe. Jumala äge kuskile minna, vaadake see ülemine osa on jumala ilus minu arust. Et kas või seda ülemist osa kasutada siin juuksepiiril ja mingisugune meik teha, minu arust on ülilahe. Aga suured tänud, et te seda videot vaatasite ja ärge unustage likeida, subscribe'ida, share'ida ja jagada ja kohtume siis varsti juba uues videos. Nii et tšau ja head Halloweeni ka muidugi.